Tere! Märt siin. Ja alustaks selleks, et üks inimene võib-olla tema jaoks olen, aga inimene ütles, et ma olen AI. No, näed täitsa räägin siin ja tundub vist, et ei ole AI selle koha pealt. Ja räägiks üleüldises mõttes mõtlemisest, mitte toitumise poole pealt, vaid üleüldisest. Ja võib-olla tuletaks korra meelde. Tegelikult me oleme hästi palju asju kuulanud või kuulnud, erinevaid asju. Probleem on alati see, et me ei kasuta neid asju. On ka siin inimesi, kes on mulle kirjutanud. Üks inimene näiteks, kes oli kuulnud ingverist, ta teab ingverit, aga ta ei olnud kasutanud seda. Ja nüüd, kui ta nägi mu postitusi, ta hakkas seda ingverit kasutama ja tegelikult tema kaal hakkas langema. Ehk tegelikult kõik on siin. Ükskõik, mida sa soovid oma elus saavutada, kõik hakkab mõtlemisest. Kui sa mõtled negatiivselt, mis siis sa saad? Negatiivsed tulemused. Kui sa ütled, et ma ei saa hakkama, no siis sa ei saagi hakkama. Ja ma kasutaks võib-olla ma olen nagu endale selgitanud ka sellised asju nagu, kui sa ütled, et ei saa, siis sa tegelikult paned uksed kinni. Su aju blokeerib ära, sa ei mõtle sealt edasi. Ongi kõik. Punkt. Lausel on punkt. Aga kui sa nüüd mõtled, kuidas ma saan ja nii edasi, siis uksed avanevad ja aju hakkab otsima tegelikult lahendust. See on tegelikult väga lihtne. Aga lihtsalt me ei tee seda. Me kardame, äkki juhtub see, äkki juhtub too. Ja siin on ka see, et me ei ela igavesti. Me ei ela igavesti. Hakka elama. Jah, meil ümberringi, kui me räägime Eesti mõistes ka, ümberringi hirmutatakse ja nii edasi. Me peame olema lihtsalt üle sellest ja elama enda elu, olema enda maailmas ja tegema neid asju, mis on meie jaoks tähtsad. Sest see ongi see eesmärk, et inimene ei liiguks, inimene oleks hirmu all ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma usun, et sellega olengi tegelikult kõik öelnud mõtlemise poole pealt, et ei oskakski siia rohkem või ei tahagi siia rohkem midagi lisada, sest tegelikult see on väga lihtne. Ja muidugi võib-olla selline asi lisada, hakka tegema näiteks afirmatsioone, positiivseid lauseid ja võib-olla inimene, kes kuulab, ongi juba neid asju teinud. See ongi suurepärane, aga mida ma näen ka, et tuleb korrata, sest inimene teab, ta teab juba 5 aastat seda, aga ta ei tee seda. 2 asja erinevad. Kas sa tead või teed, on ju. Nii et, ja 3. asi on see, et seda jagad edasi. Et see minu loogika selles mõttes, et sa tead, sa kasutad ja jagad edasi. Et teised saaksid ka sellest. Ja võib-olla inimene, kes kuulabki praegult, oligi meeldetuletus ja see inimene hakkabki tegema teistmoodi. Me kunagi ei tea, kuidas me kedagi tegelikult aitame. Nii et jah, ilusat päeva jätku.